tere Ürgväekoja taroskoobi huvilised. Tänases aasta taroskoobis võtame vaatluse alla, nagu nimest selgub, järgmise 2023 aasta. Nagu tavaliselt on iga tähemärgi kohta link siin all seletustes ning ma soovitan teil lisaks oma päikesemärgi vaatamisele vaadata ka oma kuu ning tõusumärki. Saate veidi sügavama sissevaate oma tulevasse aastasse. Aga meile kõigile teadmiseks või märkamiseks on aastal 2023 alguses pigem selline aeg, kus meil on kas kohustus või väga sügav soovitus vaadata iseenda sisse, kuulata oma südamehäält ning mitte hakata inimestega suhtlema mõistust kasutades või väga ratsionaalne olles. Pigem tasub pöörata tähelepanu inimeste tunnetele, enesetundele ning teha otsuseid ja valikuid pigem südamehäält kuulates. Kui me oleme osanud oma südamehäält kuulata, siis kõik meie soovid hakkavad täide minema aasta keskel. Te saate aru, kuhu suunas te olete teel. Te näete, mida te olete loonud. Kõik asjad hakkavad manifesteeruma ning tõenäoliselt on ka veidi rohkem reisimist, kuid igal juhul on näha progressi, on näha liikumist oma eesmärkide suunas. Ning aasta lõpupoole läheb meil vaja seda aasta alguse südame kuulamist, kuid samuti on selleks hetkeks vajadus ka juba väga mõistuse kuulamise järgi, et osata kõiki oma erinevaid elutahke hallata. Võib olla sellisem natukene keerulisem hetk, et vajadus teha mitte valikuid, see või teine, vaid oskust see ja teine oma elus tasakaalus hoida või ohjes hoida. Ehk et aasta lõpus osata žongleerida oma erinevate külgedega oma elus. Igal juhul väga huvitav aasta tuleb, eriti kui me oskame inimestega suhelda rohkem teadlikumalt, rohkem kuulates, rohkem aru saada püüdes, siis on meie aasta tulemas kergem. Ning nagu tavaliselt, kui teile see meeldib, pange meeldiv, kui te ei ole meie kanali püsivaataja, märkige ennast tellijaks ning vajadusel tehke ka sinna kellukese peale klikk, et saada märguandeid, kui järgmine taroskoop näiteks avaldatakse. Ning ma näen teid juba teie iga märgi juures. Tere jäärad! Mis siis toob aasta 2023 teile? Aasta alguse poole saab teie maailm kindlasti väga korralikult läbi raputatud. Te ei ole teinud lõppenud aastal õigeid järeldusi, õigeid tegevusi, et oma elu
muuta kuskile sobivasse suunda. Seetõttu universum otsustab teie eest, et teil saab mingi projekt läbi, mingisugune eluetapp lõpeb ja tagantjärgi vaadates tundub see lõpp ikka väga äkiline, kole, võib-olla isegi sa saad ka selle lõpu lõppemisel aru, et see ei ole väga mugav. Aga tagantjärgi on see siiski vajalik sinu edasise arengu seisukohalt. Aasta keskel oled sa sellises olukorras, kus sa pead leidma kas tasakaalu või tegema valiku kahe erineva, võib-olla ka mitme erineva valiku vahel. Sulle antakse asjad, mille vahel valida ning see võib tunduda sinu jaoks väga keeruline, kuid on väga oluline, et sa teeksid endale nimekirja mõlema või nende valikute juures poolt ja vastu nimekirja, mis on head, mis on halvad ning teeksid selle valiku väga mõistuspäraselt, väga ratsionaalselt ning võib juhtuda, et see valik ei olegi valik selles mõttes, et sa valid ühe või valid teise, vaid sa pead need asjad, mida sa valid, mõlemad või kõik kuidagi oma elusse integreerima. Ehk et sa pead oskama olla nagu köielkõndija oma erinevate eluosade tasakaalustamisel, oma erinevate eluosade kasutamisel. Ning aasta lõpupoole oled sa jõudnud sellisesse kohta, kus sinu aasta alguse maailma lõpp tundub juba tagasi vaadates väga positiivne, ehk et sa näed seda valikut, kuhu on sul vaja minna, mida sa selleks pead tegema, sinu eest avanevad uksed ning sinu teadvus oskab need valikud ilusti enda kasuks tööle panna. Ehk et aasta lõpus on sinu jaoks nii-öelda arusaamine sellest uuest algusest, mis aasta algusega maailm sai pea peale pööratud. Ehk et kokkuvõtlikult saab sinu aasta olema tõenäoliselt väga huvitav, väga seikluste rohkem, mõtlemiste rohkem ning aasta lõpus oled sa jõudnud oma uue elu algusesse, oma uue elus juba mõningad sammud teinud ning sa näed, et tegelikult mitte mingi asi ei lõppe täielikult, vaid läheb edasi uuele tasandile. Nii et meeldivat aastat 2023. Tere sünnid! Mis siis toob teile aasta 2023? Aasta alguses on teil väga palju energiat, kõik toimub kiiresti, te liigute, te võite isegi reisile sattuda, aga kõik energiat on väga kiired, väga äkilised, väga hea aeg mõelda selle peale, mida edaspidi teha, sest kõik mõtted käivad ruttu-ruttu, asjad saavad tehtud ruttu, ühesõnaga väga kiire aeg igasugustes mõtetes. Ja see kiire aeg annab väga hea tulemuse, sest et on näha, et aasta keskel olete saavutanud selle, et panete tähele, mis suunas teil on veel edasi mõistlik minna. Te teate, kus kohas te olla tahate, mida te teha tahate
ning see aasta alguse energia annab aasta keskele ka väga hea kiirenduse ja teie kõik soovid manifesteeruvad ja nagu pildilt ka näha on, võtate tõenäoliselt puhkuse, samamoodi nagu aasta algus oli hea reisimiseks, on ka aasta keskel reisimise aeg, käite mere ääres puhkamas, manifesteerite omale parima võimaliku elu ning selle energiatuules samamoodi aasta lõpus saavutate endal finantsilise tasakaalu. Te oskate anda välja raha täpselt nii palju, kui asjad väärt on ning samuti oskate te vastu võtta seda, mis teie ellu on tulemas. Et väga huvitav aasta kiire algusega, mõnusa keskosaga ning väga rahuliku, tasakaaluka ning tasakaalu täis lõpuga. Ehk et hakake aasta algusest hoolega oma elu korraldama, vaadake, kuhu te minna tahate, sest kõik, mida te ette võtate, on energiaga toetatud, saavutate kiiresti oma soovitu, aasta keskel olete rohkem mõistmas, mida te edaspidi veel tahate ning aasta lõpus on niisugusem tasakaalukam aeg, kus te oskate anda ja võtta ühtlaselt. Aasta 2023 tuleb teile seega kiire ja soovide täitumiste rohkem. Tere kaksikud! Teie jaoks aasta 2023 võib tulla pisut keerulisem kui teistel. Igal juhul aasta alguses teil on oluline leida endal see hetk, kus te võtate aja maha, puhkate, teete tagasivaate eelnevale ning ei punnita ninast veri välja. Seetõttu, et edaspidi tuleb teil natukene keerulisem, eriti aasta keskel, kus teie mõtted on hajevil, te tunnete ennast saamatuna, te tunnete ennast oskamatuna ning seetõttu võite lükata edasi erinevaid uusi algusi, tegevusi, ehk et te tunnete ennast ebakompetentsena ning hirm läbikukkumise ees hoiab teid tagasi. Te võib-olla tunnete, et te olete nagu kaotanud midagi või kedagi ning see hirm seda uuesti kogeda takistab teid ka edasiminekuga. Ning aasta lõpus samamoodi see hirm saamatu olemise ees, oskamatuse ees ning tunne, et konkurents on väga kõva, tahab teid hoida tagasi, kuid vaatamata sellele on teil siiski mõistlik aasta lõpus pigem proovida, üritada minna edasi, tegeleda sellega, mis teile meeldib ning mitte võtta seda konkurentsi kui negatiivset, takistavat asja. Pigem leida sellest endale toetav jõud, et saavutada seda, mida te tegelikult tahate. Ehk et 2023 on teil soovitav aasta alguses pisut puhata, et te suudaksite ennast kokku võtta selleks, et aasta keskel võib tunduda natukene keerulisem ning et aasta lõpus ronida
oma unistustele järgi. Meeldivat aastat 2023. Tere vähid! Mis siis toob aasta 2023 teie jaoks? Aasta alguses on teil tõenäoliselt pigem pilk suunatud minevikku, elate läbi oma lapsepõlve uuesti või tegelete selle lapsepõlve probleemide lahendamisega, vaatate, kas need lapsepõlvest kaasa tulnud mustrid ja oskused ja kogemused on väärt edasiminekuks kaasavõtmist või tuleb teil teha nendes korrektuure, ümbermuudatusi, midagi maha jätta, midagi lahti lasta ning aasta keskel ongi selline väga hea hetk selle kõige tegelemiseks. Ehk et kui sa aasta alguses teed oma mõttetööd, oma sisemised inventuurid ära, siis aasta keskel on see hetk, kus sa saad otsustada, et need asjad mind toetavad, need ma võtan kaasa, need asjad mind enam ei toeta, need ma jätan maha. Tõenäoliselt sellega tuleb sinu ellu uus puhang energiat ning aasta lõpupoole siis saadki selle uue energiaga kergemini hakata oma uuenenud elu looma. Väga palju energiat, tõenäoliselt võib juhtuda, et otsustad minna kooli, et mingit uut eriala omandada ning võid tunda selle pagasi maha jätmisest ikka väga suurt kergendust, mis aitab sinu loovusel uuesti lõkkele lüüa. Ehk et tuleta meelde aasta alguses oma lapsepõlve unistused, et aasta lõpupoole hakata nende unistuste poole liikuma. Ära unusta, et meis kõigis on peidus see laps, kes me kunagi olime ning need unistused on ette nähtud meil ka teoks teha, vaatamata sellele, mis teised meile ütlevad või mis ühiskond nendest arvab. Ehk et aasta alguses tee oma minevikus inventuur, vaata, mis on positiivne, võta kaasa, mis ei ole, jäta maha, anna ära ning aasta lõpus saad nende leidudega siis edasi minna, looma kergemalt ja lõbusamalt oma uuenenud elu. Tere lõvid! Mis siis on aastal 2023 teie jaoks varuks? Aasta alguses tõenäoliselt oled sa rohkem ühenduses enda sõpruskonnaga, enda kogukonnaga ning pühitsed oma olemasolu, oma saavutusi, teiste saavutusi. Ehk et aasta alguse pool on sinu jaoks võrdlemisi seltskondlik, võrdlemisi suhete keskne ning mõningatel juhtudel võib mõni lõvi leida ennast ka abiellumas. Aasta keskel pead sa leidma endas tasakaalu enda erinevate eluaspektide vahel, kuidas üheaegselt saada hakkama nii eraelu, tööelu, kui sõprade, kui kõikide muude hobide ja asjadega. Ning see tasakaalu otsimine võib tekitada sellise tunde, et aasta lõpupoole sa tunned, et ei ole siiski hakkama saanud ning kipud nägema elu mustemates värvides, kui see tegelikult on. Sa arvad, et sul ei ole midagi piisavalt, sa ei suuda ühelegi asjale pühenduda piisavalt ning see tekitabki siis tunde, et sa oled väärtusetu. Aga kindlasti see nii ei ole. Sa tee silmad lahti, vaata enda ümber,
kutsu abilisi ning nemad aitavad sul leida selle väljapääsu sinu kimbatustest. Kindlasti ära jää sellesse masenduse seisu väga pikaks, sa võid seda vahepeal tunda, ütelda endale, näed, see on nüüd see hetk, kus ma arvan, et ma ei ole väärt midagi, kuid tule sellest välja, tõsta pea üles, vaata, sul on kõik tööriistad olemas, et edasi minna, sul on kõik võtmed käe ulatuses, et avada neid suletud uksi, mille taga sa arvad, et sa oled. Kui sa aasta alguses oma kogukonnaga suudad sidemeid luua, neid tähistada, siis kindlasti kogu sinu kogukond tuleb aasta lõpus sulle appi, kui sa vaid julged pea üles tõsta ja seda abi paluda. Leia oma kogukond, leia tasakaal oma tegemistes ning siis julge ka küsida abi, julge ka tunnistada, et sa vahel tunned ennast kehvemini ning siis saab sinu elu täiuslik. Tere neitsid! 2023 aasta alguses on teil aeg võtta ette ja luua kõike seda, mida te olete luua tahtnud. Teil on energiat, jõudu, tahtmist, oskusi, et paika panna oma elu alustalad, oma äri edu, mida iganes te soovite. Olete juht ja liider ning oskate seda ka enda heaks ära kasutada. Mingil põhjusel see võib tekitada teis aasta keskel tunde, et kas te ei ole väärtuslik või te näete hirme seal, kus neid tegelikult ei ole. Ehk et aasta keskel pööra tähelepanu enda vaimsele seisundile, oma mõtetele, oma ideedele, et kas need on päriselt see, mis nad tegelikult on. Ehk et võid tunda hirmu, võid tunda kahtlusi, aga need ei ole tõelised. Vaata nende hirmude kahtluste taha, leia sealt üles selle tõeline põhjus, see tõeline asi ning siis see on aasta lõpupoole sinus taas tärganud huvi erinevate asjade vastu, sinu loovus lööb võitsele, sul on palju ideesid uute tegude jaoks ning luba endal ka unistada, ilma et need unistused kõik ka tegelikkuseks peaksid saama. Unista julgelt ja suurelt, see aitab kaasa ka sinu soovide täitumisele, kui sa julged unistada. Ehk et kui sa aasta alguses paned paika oma plaanid, hakkad julgelt nende poole liikuma, võid kogeda aasta keskel mõningaid tagasilööke, aga ära lase nendest heidutada, sest aasta lõpus tulevad sulle uued ideed, uued tahtmised, uued unistused ning aasta lõpp tuleb väga seikluslik. Tere kaalud! Aasta alguses olete teie leidnud oma tasakaalu, kuidas olla emotsionaalselt ning teadlikult hea inimene. Ehk et sa oled leidnud sellise mõnusa koha, kus välised ärritajad sind tegelikult ei ärrita, vaid sa oled suutnud oma emotsioonid ning oma loogika panna enda heaks väga tasakaalukalt tööle. Et paljud inimesed sarnastes olukordades läheksid endast välja, hakkaksid emotsioneeruma, aga sina oled õppinud selle väga hea tasakaalu, kus mitte lasta enda emotsioonidel endast võitu saada, aga samas ka mitte liiga ratsionaalse mõtlemisega liiga külma tunnet jätta. Aasta keskel on sinu elus tulnud see hetk, kus
samamoodi sa oled võimeline hoidma seda tasakaalu andmise ja saamise vahel, mitte ainult materiaalse andmise ja saamise, vaid ka emotsionaalse enda aja jagamise, ehk et kõik see aasta alguse mõistuse ja südame tasakaal voolab samamoodi aasta keskele kogu sinu materiaalsesse ellu, ehk et kuidas sina jagad oma aega, kuidas sina jagad oma raha, kuidas sa võtad vastu teiste poolt pakutavat ning seetõttu leiad sa aasta lõpus endale oma sõpruskonna, kellel on sarnased oskused, sarnased mõtted, kellega on hea koos olla, kellega on tore tegutseda ning minna uutele võimalustele vastu. Ehk et kaaludel on väga tasakaalukas, meeldiv ja mõnus aasta tulemas. Ei kaalu üleliia, vaid suudate hoida oma kaalud tasakaalus. Tere skorpionid! Mida huvitavat siis on aastal 2023 teile varuks? Aasta alguses olete te tõenäoliselt saavutanud või saavutamas oma materiaalse heaolu maksimumi. Te oskate oma olemasolevat kasutada täiega ning te tunnete, et teil ei ole midagi puudu. Te oskate ennast väljendada, te oskate aidata ka teisi, te tahate seda teha. Ehk et kõik materiaalne maailm on teie jaoks väga mõnus. Aasta keskel seetõttu saate te ka tõenäoliselt välja tuua kõik selle, mida te tegelikult endast luua tahaksite, mida teil oleks vaja endast välja lasta. Te saate kõik selle, mis te olete ära teeninud ning aasta lõpus seetõttu on teie jaoks tõenäoliselt veidi keerulisem hetk, kuna teie mingi ring hakkab lõppema, samamoodi saab alguse seega siis ka uus. Ehk et kui te aasta keskel olete oma kohtumõistmise läbi käinud, olete teeninud ära selle, mida te väärt olete lahti lasknud seda, mida te ei soovi, siis ongi aasta lõpus aeg sündida uuesti sellesse elusse, mis on teid väärt. Teil hakkab uus peatükk ning loodetavasti võtate selleks uueks peatükiks midagi enda jaoks sobivamat, meeldivamat, kergemat, rahuldust pakkuvamat. Ehk et aasta alguses te saate oma külluse, aasta keskel te leiate enda eesmärgid ning aasta lõpus te saategi nende eesmärkide poole julgelt uue energia, oskuste, tahtmiste ja asjadega edasi liikuda. Väga pöördeline aeg tuleb teil. Nautige. Tere hamburid! Aastal 2023 alguses on teie jaoks väga oluline siirduda enda sisemaailma ja tegeleda iseenese leidmisega, enese usaldamisega, tõenäoliselt soovitus mediteerida ja pöörata tähelepanu enda soovidele. Sest et kui sa oled oma sisemaailmas käinud, sa tead, kes sa oled, suudad sa aasta keskel väga kiiresti, väga hoolsalt, väga tahtejõuliselt liikuda nende enese loomise eesmärkide suunas, teha endast see inimene, kes sa tegelikult tahad olla. Sul on ambitsiooni rohkem, mille järele joosta ning
see aitab sind aasta lõpuks saada selleks, kes sa olla tahad. Sa saavutad aasta lõpuks enesekindluse ise olemises. Sa oled loonud ennast täpselt selliseks, nagu sa tahad ning igale poole, kuhu sa nii-öelda sisse astud, sa tood kaasa selle rõõmu, selle enesekindluse, loomingulisuse ning tekitad teistes ka tahtmist muutuda samamoodi enesekindlaks, eneseteadvaks, et luua paremat, rõõmsamat, kergemat elu. Loo enda kuningriiki või kuningannariiki ning sellega aitad sa ka teisi. Ehk et kui sa aasta alguses saad kindlaks iseendast, kiirustad aasta keskel ennast looma, siis oledki aasta lõpuks oma kuningriigi kuninganna või kuningas ning teised näevad sinu järgi, et see on saavutatav ning soovivad seda korrata. Tere kaljukitsed! Aastal 2023 alguses on teie jaoks nii-öelda nagu uue alguse tunne. Te vaatate asju väga uudishimulikult, võtate asju samas väga ratsionaalselt, aga oskate näha ka seda maagiat erinevate asjade taga. Ehk et sa tunned ennast nagu õpipoisina, kes usub, et juured mullas on väga hea olla, ent samas usub ka seda, et kõik on võimalik saavutada, kui piisavalt õppida. Võib juhtuda, et sa alustad mingi uue ameti õppimisega uue aasta alguses, kuid see ei pruugi kindlasti nii olla. Samuti võivad avaneda erinevad uued võimalused karjäärivalikus, võib-olla muutub sinu finantsolukord ning seetõttu saavutad sa aasta keskel täieliku rahulolu, täieliku kontrolli oma tunnete ja oma mõtete üle. Sa oskad neid tasakaalus hoida ning oma tasakaalukusega näitad teed teistele ja aitad ka teistel sellist rahulolu saavutada. Ehk et kui maailm sinu ümber tundub keeruline, siis sina oskad sellest keerukusest ennast tasakaalukalt läbi tuua ning see aitab ka sind ümbritsevatel veidi kergemini selle keerulise maailmaga toime tulla. Ning aasta lõpus võid sa leida oma intuitsiooni ning mõningaid vastuseid küsimustele, millele sa siiani vastuseid ei teadnud. Kindlasti usalda enda sisetunnet ning tea, et kõik sinu teadmised tulevad sinu südamest ning usalda neid, ära hakka neid kriitilise pilguga lahkama, sest et see võib viia erinevate illusioonideni ning see ei aita sind. Seega aasta alguses mõned uued võimalused, uued algused, uued ettepanekud, ära lase neil mööda külgi maha joosta, püüa nad kinni, võta nad kasutusele. See aitab sind aasta keskel olla tasakaalukas, endas kindel, luua võimalusi olla teistele eeskujuks ning aasta lõpus ära allu provokatsioonidele, usalda enda sisetunnet, näe läbi illusioonide ning siis kõik on väga ilus. Veevalajad,
Teie 2023 aasta algus on tõeline maailm minu ees lahti aasta. Te olete lõpetanud mingisuguse täieliku tsükli. Teile tundub, et kõik on väga hästi, et kõik ongi väga hästi. Teie ees on maailm valla, te võite luua endale uue elu, valida uue sihi. Tõenäoliselt väga paljud otsustavad ka reisida ümber maailma või kuhu iganes. Te olete saavutanud oma elus mingis osas täiuse. Teil on väga kerge, väga mõnus ja tore aasta algus. Aasta keskel see tore ja saavutuste tunne jätkub, sest et kõik, mida te olete aasta algusest alates ette võtnud, on teie käes läinud väga hästi. Te tunnete ennast maailma valitsejana, te olete võidukas erinevatel lavalaudadel ning kõik uksed on teile nii-öelda valla. Samas selle võidukuse juures kindlasti ärge minge egoistlikuks, vaid alati jälgige ka enda käitumist, et võitja ei hakkaks ajalugu enda soovide järgi ümber kirjutama. Ning kui te oskate olla rahvainimene, siis aasta lõpus on teie jaoks edasigi selline seltskondlik, kogukondlik, perekondlik, mitte nüüd just otseselt pidu, aga siiski selline kergem ühendumine, koos tegutsemine, koos loomine, kindlasti siiski ka pidutsemine, aga see on pigem selline ühiste eesmärkide seadmise aeg, nende eesmärkidele vundamendi ladumise aeg. Nii et veevaled, teil tuleb imeline aasta. Kõik uksed on teie ees valla. Te saavutate seda, mida te tahate ning te alustate loomist oma kogukonnaga parema elu saavutamiseks. Tere kalad! Teie 2023 aasta alguspool toob teile tõenäoliselt mõningaid uusi alguseid, uusi võimalusi, uusi ideid, kuid samas te suudate nendega kaasa minnes säilitada ratsionaalsuse, mitte võtta neid väga lennukalt. Te saate aru, kuidas maailma asjad toimivad ning kuidas seda toimimist enda kasuks ära kasutada. Aasta keskel võib teid ees oodata mõni seiklus, mõni reis. Te olete tõenäoliselt enda eesmärkide seadmisega väga hoolikas olnud ning oskate nende poole liikuda ning see liikumine toimub väga sujuvalt ja mõnusalt ja ilma suurema pingutuseta. Ning aasta lõpupoole on taas selline imedesse uskumise aeg. Ehk et kui sa usaldad universumit, siis universum võib sulle pakkuda väga erinevaid võimalusi taas mingite uute kogemuste saamiseks, uute tegevuste tegemiseks ning tõenäoliselt te vaatate maailmale ka rohkem sellise lapseliku uudishimuga otsa. Ehk siis 2023 teie jaoks algab uute oskuste omandamisega, nende oskuste käigushoidmisega ning lõpeb samuti uute võimaluste leidmisega oma vanadest tegevustes. Ehk et hoidke silmad lahti, tundke ennast natukene lapselikuna ning siis möödub 2023 teie jaoks väga mõnusalt.